Just. Tere kõigile. Mina olen Iti Antra-Metsamaa, minuga on kaasas Toomas Rikso ja meil on väga hea meel täna siin olla. Tegelikult on niimoodi, et me pole kunagi seda teemat esitlenud, ehk siis see on esmaesitus praegu. Et vahva on sellises formaadis ka enda ideed näidata. Ja meie lugu on siis selline, et me kõndisime sirgelt läbi Eesti. Ja see sirgelt läbi Eesti oli päriselt sirgelt läbi Eesti, et kui te kujutate ette, et ma ei tea, võtate siit ühe joone, hakkate minema, siis te peate minema läbi kõigest, mis vähegi ette tuleb. Kas need on jääd, järved, rabad, hoovid, mis iganes. Et me teeme väikese ülevaate, kuidas see protsess meil käib. Miks me seda teeme? On tavaliselt kõige suurem küsimus, sest see tundub lihtsalt nii ajuvaba. On ju, et miks mitte matkata mööda tavalist matkateed. Aga võib-olla lapsepõlvest peale on jäänud sükene nagu, kui lähed, mina näiteks läksin isaga kunagi matkama päris tihti ja siis isa ütleb ikka, et kuule, ma teen otseteed, et lähme siit otse ja siis 2 tundi hiljem sa oled ikka seal samas padrikus ja sa pole kuhugi jõudnud. Ja võib-olla see on mingi nostalgia, mis on jäänud kuidagi külge. Aga sirgelt läbi Eesti me käisime ja lisaks sellele, et me selle retki ära tegime, seal on natukene sellist eellugu, mis võib-olla vajab selgitust, et aru saada, kus see kõik alguse sai, mis sinna juurde käib, miks me teeme, mida me teeme ja kuidas me saavutame siis selle, et me suudame selle Eesti sirges joones ära vallutada. Nii et ma arvan, et Toomas, sinu kord on rääkida teisest slaidist, sest mina ei leidnud seda meest, Toomas leidis. Ja, et tere ka minu poolt. Et tõepoolest see oli umbes 5 aastat tagasi, kui mina istusin arvuti taga ja YouTube'is nägin sellist tüüpi nagu Tom Davids, sisulooja nimega GeoWizard. Ja siis oli üks video, kus ta üritas läbida Walesi siis linnulennud sirges joones. Ja see video läks YouTube'is levima, miljoneid vaatamisi oli sellel ja mulle tundus see nii vägev asi, mida teha, et mis oleks, kui võtan mingi orientiiri ja panen sinna poole edasi. Ja siis tema ongi meie põhiliseks inspiratsiooniks olnud ning see Walesi video, mis ma esmakordselt nägin, ta põrus selle täielikult, et ta on üritanud 4 korda teha seda ja lõpuks siis läbis Walesi sirgelt 1 korraga. Hiljem ta läbis veel Šotimaa, Norra ja Inglismaa siis kõige hiljuti. Nii, aga liigume edasi. Ja lihtsalt, et selleks, et me nagu ei teeks mingid väljamõeldud asju, siis selle reeglistiku, mille järgi me toimetame, ongi see GeoWizard loonud. Ja seda me järgime ja selle üks reegel on siis see, et jube lihtne oleks näiteks, me oleme tegelikult mõlemad Saaremaalt pärit, praegu elame Ida-Virumaal, see on ka teine lugu, on ju. Aga et ütelda, et läbin riigi, võtan Sõrve poolsaare, tõmban joone ja lähen läbi ja siis on kõik hästi, et see päris niimoodi ei käi. Kuigi seda seadust ei ole ju mitte kuskil kirjas, on ju, et sa pead niimoodi tegema, aga ütleme kogukonna mõistes on ikkagi hea märk see, kui sa teed asju võimalikult hästi ja kvaliteetselt ja ausalt. Ja see ausus on siis see, et sellest joonest vähemalt kas paremale või vasakule jääb umbes veerand sellest maa-alast. See võib olla ka linn, on linnasid vallutatud. Meie vallutasime mõned teised kohad ka, seda näitame ka pärast, aga see võiks olla mingi sükene kindlate piiridega ala, mida sa siis sirgelt läbi käid. Nii. Ja nüüd räägime nendest reeglitest täpsemalt, et siis kogukond on loonud erinevad hindamismeetrid sellisele retkele. Ehk siis maksimaalne kõrvalekalle, mis on lubatud, on 100 meetrit. Kui lähed üle 100 meetri, me oleme retke põrunud automaatselt, koju minek pole enam mõtet jätkatagi, sest siis me oleme lihtsalt käinud läbi Eesti, mitte otse läbi Eesti. Et see on see piir, mis on loodud, aga on ka siis erinevad tasemed ja kui me alustame uut retke, siis alguses kohe üritame püsida selles esimeses tasemes, milleks on siis plaatina tase, ehk siis maksimum 25 meetrit kõrvale. Ja kui läheme sealt üle, siis järgmine on 50 meetrit kuldretk, sealt tuleb hõberetk ja lõpuks on siis pronksretk. Ja joonelt ei tohi eemale minna kordagi, sa pead terveaegsel joonel püsima, ehk siis ka ööbima seal joonel ja kõik toimetused sellel joonel tegema terve aeg, kuni sa pole jõudnud teise otsa välja. Ja on lubatud abivahendid joonele varasemalt ära peita, ehk siis kui on vaja mingid suuremaid jõgesi, järvesi ületada, et siis sa mingi kummipaadi peidad sinna pöösasse ära, et siis koha peal täis pumbata.
et lihtsalt see ei ole Eestis nagu esmakordne katse, tegelikult on ka teisi selliseid sarnase stiili harrastajad, näiteks on sirgjoone jooksjad, aga nende direktiiv on joosta võimalikult palju ühes suunas, nad ei valluta midagi, nad lihtsalt üritavad nagu ennast proovile panna ja vaadata, et kes siis kõige sirgema joone teeb. Nemad ei tohi näiteks, tähendab kaugema joone teeb jah, ja nemad ei tohi näiteks joonele midagi ära peita, peavad lihtsalt kõigest läbi minema, mis ette tuleb ilma abivahenditeta. Ja nende siis kõrvalekalde lubatud meetrid on 100, ehk siis kui meie lähme ikkagi näiteks jõele vastu ja vaatame seda jõge, siis meil on 25 meetrit, neil on nagu 100 meetrit. Et see tundub võib-olla vähe, aga kui sa sinna loodusesse lähed, siis tegelikult sul võib selle 100 meetri peal päris palju olla. Isegi 25 meetri peal on veel päris ütleme, abilisi onukopraid olnud, kes päästavad meid. Eestis olid veel otsemonid ka, ja otsemonid ka, just Tallinnast Tartusse kõndisid, aga nemad käisid ööbisid siis kuskil mujal, tulid tagasi, jätkasid. Nad tegid ka mingite vahetustega, nagu selliseid variatsioone on tehtud nagu küll ja veel. Üks lisaasi, mis on otseletkede juures, mille lõi siis mitte see Joe seal, vaid see kogukond, kes teda jälgima hakkas, on siis Burdellskoor. Ja see on ka päris oluline, sellepärast, et see on nagu see kõrvale kallete kogumaht, mis tähendab, et sa võid küll kõndida joonel, näiteks sa oled selle 25 meetri sees, aga sa kõnnid kogu aeg 4 meetrit teemal, siis su see Burdellskoor lõpuks on 0, sellepärast, et sa seal joonel viibinud ei ole. Ehk siis mida rohkem sa joonel oled, seda kõrgemaks see protsent läheb. Ja see oleneb ka sellest näiteks, et kui su joon on väga metsane, siis on väga raske seal peal olla, kui on väga palju põlde, siis on natuke lihtsam, et see on ka ülihea mõõdik, millega tegelikult hinnata seda, et kui edukas see nii-öelda retk on olnud. Sa saad saadka edasi. Just, sa räägid ise. Jah. Nii, aga kuidas see protsess siis välja näeb meil, et esiteks me valime välja selle piirkonna või ala, mida me tahame läbida. Siis me hakkamegi vaatama, millised võimalikke jooni on seal võimalik tõmmata, ehk siis peaks vältima suuri asulaid, soid, rabasid, igast kaitseväe harjutusväljad, kus reaalselt füüsiliselt viibida ei saa, ei tohi. Ja siis selleks on suureks abiks Google Street View, sa juba ise kohale minema käid ja luurad ära, mis seal joone peal toimub ja siis sa tead enam-vähem, millega arvestada, mis on metsatüübid, millised on seal aiad, muud takistused. Ja kui oleme enam-vähem joone välja valinud, siis toimub ka reaalne joone luure, kus me läheme, sõidame selle joone problemaatilised kohad füüsiliselt läbi ja vaatame, kuidas siis päriselt välja näeb, et siis tagada võimalikult suur chance, et meil reaalselt see retk õnnestuks, et me ei peaks poole pealt katkestama ja koju minema. Ja siis suke nädal aega ja päev enne on siis vajaliku varustuse kokkupanek ja siis me läheme peidame joonele omale toitu, vett juba ette ära, et me saaks üksinda toimetada, et sest meil ei ole võimalik kuskil ära käia, poes käia, mida iganes. Ja jah, räägides. Ja me ei saa ka, meie esmane mõte on ka see, et me ei kasuta välistabi. See on selline esimene nagu katse, et kas me suudame teha selle retke nii, et me ei lase kellelegi endale midagi tuua, et meil on kõik olemas, mida me nii-öelda vajame. Et vahel läheb see paremini, vahel halvemini, aga see need prooviretked ka, et Eesti on teadaolevalt päris suur tegelikult, kui siis mõtelda jalgsi seda läbikäimist. Et me ei alustanud ikkagi päris selle retkega, vaid meil on ka prooviretked olnud. Muhu oligi meie esimene retk, 13 kilomeetrit, üks päev, lihtne ja kerge, ei olnud. Ivo linna laulab ikka väga idülliliselt sellest Muhumaast, seal keskel olid sood ja padrikud ja tihnikud ja kõik muud asjad, et meil nii-öelda see maakondade pilt nagu muutub, et milline mõni maakond või milline mõni saar on. Ja siis Saaremaa oli 2-päevane retk ka, me ei olnud ilmselt ka selles vormis, mina ja Toomas mõlemad oleme küll matkanud ja tegutsen selles valdkonnas, aga mitte nii aktiivselt nagu praegu ja siis see 2-päevane retk tundus päris nagu väljakutsuv, aga tegime ära, saime sellist tarkust ja nippe ja mingisuguseid asju juurde, mis toimivad, mis ei toimi, mida teha, mida kaasa võtta, mida mitte võtta ja nii edasi. Ja siis Hiiumaa me tegime suvel või tähendab, mina tegin suvel, Toomas oli käsi kipsis. Tegin suvel selleks, et katsetada, kuna paljud nagu küsisid, et miks te teete kevadel, me tegime Saaremaa kevadel, et siis on kõige külmem ja märjem ja meil lund sadas ka veel Saaremaal.
et siis me proovisime, et davai, et proovime suvel, onju. No hullemat ei saanud olla, kui see suvel mööda mingisugust võsa müttamine, mütata, et ma olin üksinda ka ja proovisime kuidagi, et noh, mis tunne on olla üksinda seal võsas ja tegelikult ei ole väga hea tunne. Et hea on ära proovida, hea on tunda, mis etappides sa läbi lähed, nii vaimselt kui ka füüsiliselt ja siis rohkem mitte seda teha. Ja siis Jõgevamaa tegi Toomas üksinda. Siis tal oli käsi juba natuke paremini korras ja siis ka tema sai aru, et rohkem ei taha, et kui sa ikkagi oled seal Jõgevamaa paksus metsas ja sa tead, et just eelmine talumees on sulle ütlenud, et seal on palju karusid nähtud, siis laulad valju häälega ja mõtled, et ega sa ometi... Täpsustan, et üksi rohkem ei taha. Ja. Et siis, et sa nagu hulluks ei läheks seal, onju. Nii. Ja... Siis meil tuli tahad ise rääkida? Kakleme mikrofoni pärast. Aga ja siis peale seda, kuna Geovisual oli alustanud selle, et ta ikkagi läbib riike, siis meie mõtlesime ka, et tahaks õudselt mõne riigi läbida, et seda nagu oleks kohe äge tunne. Ja õnneks meie lõunanaabri Läti on nii hea kujuga, et ta on keskelt, on selline hea kitsas koridor, kuhu sai sellise 75 kilomeetrise joone tõmmatud. Ja siis seda retke üritasimegi teha 2024 aasta oktoobris, 4 päeva tegime seda ja meil vedas, sest see oktoobri lõpp oli väga soe, ööselt oli 10 kraadi sooja, see oli nagu luksus lihtsalt nagu suvel matkaks, aga kõik see võsa ja muu oli kõik juba alla vajunud, nii et sai ilusti liikuda, selle tegime Platinum retkena, ehk siis 22 meetrit läksime joonest eemale. Väike asi ka, et kuna see toimus Lätis, siis tihtipeale me peame liikuma üle eramaade, põldude ja siis kohalikud hakkavad huvi tundma, mida me teeme, mis me siin toimetame. Ja siis lätlaste jaoks, siin on küll ingliskeelne versioon meie sellest kirjast, aga meil oli lätikeelne kiri, mis me siis näitasime kohalikele, sest me seal ingliskeeles need kohalikud väga hästi ei osanud meiega suhelda ja siis näitasime kirja ja siis noogutasid, et äge ja siis näitasid suuna kätte, et sealt saab paremini ja siis niimoodi läks, et see kiri meid päästis välja Lätis väga hästi. Ja siis oligi Platinum retk ja 22 meetrit oli suurim kõrvalekanne, et meil läks väga hästi. Burdellskoor oli ka 98,6%, et väga edukas oli see retk, et siis saime väga hea maitse suhu ja hakkasime edasi planeerima. Ja siin ka toon esile, et see 98% oli sellepärast ka, et Lätis oligi sellel retkel oli väga palju põlde, ehk siis me lihtsalt saime selle GPS-iga väga mugavalt mööda seda joont kõndida. Ja see joone pikkus oli küll 74,5 kilomeetrit, nagu te näete, aga kuna sa ikkagi päris sirgelt ei suuda kõndida, sa vahepeal käid asjadest mööda ja seda sakitamist tuleb, siis GPS-i pealt me vaatasime pärast see joone pikkus päriselt, mis me kõndisime, oli siis 82 kilomeetrit. Et üllatavalt palju tuleb sinna sellele joonele juurde. Ja kuna nende otseretkedega, nagu see Geovisual tegi ka video sellest, siis ka sellel kogukonnal on kombeks, et kõik teevad mingi video. Sellepärast, et kui sa lihtsalt näitad GPS-i ja kekutad, et sul on mingi tore joon siin ja sa käisid selle kõik läbi, siis nad ei taha väga uskuda. Ehk siis meie tegime ka videod ja me tegime inglise keeles, sellepärast, et kui me tahame nagu lätlastele ka näidata seda, mis me tegime ja et nad on ikka kindlalt vallutatud ja nad sellest ikka hästi aru saaksid, siis pidi tegema seda nende keeles. Ja see osutus väga ägedaks otsuseks, sellepärast, et esimene video läks lätlaste seast täielikult lendu. Meil on vist 3000 Läti fänni nüüd, kes kõik tahavad, et me kogu aeg tuleksime Lätti tagasi ja teeksime seal mingid projekte ja kõnniksime veel 2-3 korda sealt Lätist läbi. Et see on nagu hästi huvitav, et sealt on väga ägedaid selliseid, nagu meil on endal tekkinud mingi selline väikene kogukond. Ja sealt edasi, kuna need Läti fännid meil seal taga on ja meid nii-öelda tõukavad, siis me ei saa nagu tagasi minna. Siin me oleme selle sõrme andnud ja see käsi ja kogu ülejäänud keha läheb järgi sinna. Ja siis läkski niimoodi, et me alguses tegelikult ei plaaninud üldse Eestit teha. Me mõtlesime, et Eesti tuleb mingi 5 aasta pärast, et kui me alustasime 2024, saime oma esimese riigi, et siis kunagi ilusas kauges tulevikus tuleb see Eesti, sest see on täiesti nagu võimatu riik nii distantsi kui ka oma igasuguste sooderabade ja mülgaste poolest. Aga siis Toomas läks uurima seda asja ja alguses millegi pärast nagu loogiliselt võtad kohe nagu, et siit on kõige lühem joon, aga siit nagu ilmselt Eesti kaarti ette kujutate, siin on igasugused soomaad ja asjad ja see tegelikult lõpuks nagu ei toiminud.
tõmbasime veel paar joont siit just külje pealt 186 kilomeetrit, 190 kilomeetrit, aga ikka üks ja teine jama, et siin on ka näiteks siin on hästi palju asulaid on ja siin on igasugused mingid kas külad või linnad jäävad ette ja siis korraga Toomas katsetas ja tõmbas nagu siit alt üles ühe joone ja siis me saime aru, et see on tegelikult kõige tehtavam koridor üldse. Et see on veel lühem ka veel. Ja see on veel lühem ka, see on nagu topeltvõit, et tundub ja kui me seda siis olime teinud ja see ka nii-öelda leidis mingit kajastust, siis tegelikult me saime ka teiste, ütleme, olid nagu salakatsetajad, kes olid ka üritanud Eestit sirgesjoones läbida, nüüd ütlesid ka, et see oli ainukene võimalik joon, mille nemad leidsid, aga et nemad kogemata planeerisid selle Tapast läbi, kus kahjuks läbi minna ei saa, sest seal on sõjaväelinnak ja siis nad 3. päeval jätsid selle katse nagu katki, et meil läks nagu selles mõttes natuke paremini, et me vaatasime neid asju rohkem süvitsi ette. Mini küsimus, kui panna see pilt tagasi, kuidas seda kolast joont nihutada niimoodi, et ta ei lõpa mitte põhjarannikul, vaid peipsi nurga peal, kas niimoodi ei saa? Ei, põhimõtteliselt saab, aga meie alati unistasime sellest, et lõpetada rannikul, meie kui saarlased, mererahvas on ju, aga ja kuidagi natuke liiga, kuna Eestil on see nagu poolsaar siin all otsas, et kuidagi liiga ainult seda lõikame, et me ei lähe täpselt läbi Eesti, et see kuidas su enda südametunnistus ütleb sulle, et tegelikult me oleks võinud nii ka teha ja öelda, et käisime läbi Eesti oleks ka okei olnud, aga kuna seal joonel ei olnud midagi sellist ees, mis ei tunduks tehtamatu, siis otsustasime ikkagi sellise pika joone kasuks. Väga hea küsimus. Nii, ja siis hakkaski meil suur planeerimine, et see on üks tegelikult põnevavaid asju nende retkede juures, sest me peame käima kõik problemaatilised kohad läbi, seal oli üks järveületus, kuhu me planeerisime kummipaadi peita ära, et sellega siis sealt üle sõita. Siis oli Navesti jõgi, kuhu me peitsime ühe täispuhutava madratsi, et kõiega ennast üle tõmmata sellest jõest. Ja siis oli üks maha jäetud laut, kus me 6 aega varem käisime, nagu sõitsime sealt läbi, vaatasime, kas see on siis tõesti maha jäetud ja oligi kõik aknad katki, võssa kasvanud, vaatasime, et okei, siit saame läbi, väga hea. Ja siis igast hoovid käisime läbi, kas on meid kurjad koerad kuskil, kas on aadjadega ümbritsetud, et selles mõttes on Eesti hea riik, et siin on nii-öelda looduses telkimine lubatud ja võid ka tegelikult liikuda eramaadel seni, kuni maaomanik sind suuliselt ära sealt ei aja. Et kuna meie nagu üritasime võimalikult professionaalselt välja näha ja viisakad olla ja avatud, et kohe rääkisime, mis me teeme, siis meil probleeme sellega polnud, et kõik olid väga sõbralikud. Ma korra lisan, et Geovizard, kes neid videosid teeb, ma ei tea, kas keegi üldse on jälginud äkki, kas keegi teab Geovizardit? Ei tea, okei. Tema, kuna ta teeb UK-s seda, siis tema strateegia on hoopis teistsugune, tal on täis militaarvarustus ja ta jookseb eramaadelt läbi, sest mitu korda on juhtunud seda, et farmerid ajavad ATV-de ja hangudega taga. Et see kultuur on lihtsalt nii erinev, et tegelikult neid retki ei saa igas riigis, ma kujutan USA-s vist on, jah, on ju. Aga UK-s on see piiri peal, et nad päris nagu kuuli kerra ei lase, aga nad ei ole ka väga rõõmsad selle üle. Ehk siis tema hiilib, tema peidab, ta luurab ja meie taktika on vastupidi, et selle üle tehakse, nagu meie üle tehakse nalja ka, et kui Geovizard nagu teeb seal mingisugust militaar kamuflaaži sellist missiooni, siis meie tuleme nagu farmeri juurde, tere, meil on selline missioon, tere, et kuidas teil läheb. Et see on hästi erinev taktika sellest, aga see ongi kultuuriliselt lihtsalt võimalik, et ma usun, et kui ta siin oleks ja teeks, siis ta vist läheneks samamoodi. Kas ta öösiti ei tee või? Siis on natukene jälgi ei taha. Ta isegi tead, ükskord ta minu meelest kõndis kuskil öösel ja siis neile tuldi, nad panid väikse lõkke püsti ja siis tulid oma omanikud ja ajasidki minema, kutsusid politsei neile. Et seal on, ta ikkagi öösel enamasti magab, et ega see väga palju ei aitanud teda sel hetkel. Aga kas teie olete tõesti kogu aeg sõbralikult pääsenud? Jah, siiamaani küll. Kõige halvem kogemus oli Saaremaal, kus ütleme nii, et meil ei olnud siuke professionaalne varustus. Kõik, mis kodus oli, võtsime kaasa, mingisugused fliisid selga, rohelised fliisid ja siis me ragistasime mingi mehe aia taga seal. Võsa oli seal, me aia taga roomasime seal ja siis järsku lastakse koer hoovi peale, siis me seisame selle aia kõrval ja siis tuleb hommiku mantlis peremees seal
kohvi käes, no tervist, mis tegevus on. ja siis hakkasime seal seletama, mis me teeme, et natuke pingeline oli, et ta oli siuke, mõtled, mis pätid siin roomavad. Ja Lätis oli ka üks olukord, kus me siis tulime just, ma ei tea, üle mingisuguse põllu ja me nägime, et lapsed pandi tee otsas maha, lapsed läksid koju, aga lapsed nägid meid. Ja siis me kõndisime rõõmsalt edasi, mõtlesime, et ju siis keegi tõi lapsed koolist ära ja järgmise tee otsani jõudes tõmbas üks auto meile täiega ette ja mees tuli välja, hakkas läti keeles ikka kõvasti karjuma. Ja nii kui me ütlesime, et we don't speak Latvian, et nagu olime siuksed tagasihoidlikud, andsime selle lipiku kätte, siis ta ütles, et neil on lihtsalt hästi palju varguseid ja just eelmine nädal keegi varastas midagi ja seal on mingid, ma ei tea, kas mustlased või kes seal käivad. Et siis selles osas oldi nagu natukene ettevaatlikud, aga niipea, kui sa selle olukorra seletad ära, siis kõik tõmbavad tagasi ja siis naeravad su üle, sest ilmselgelt sa teed mingit täiesti ajuvaba asja. Lätist ei teinud mingit eeltööd? Tegime ikka. Talunike ja nendega? Talunikega nii palju mitte, aga me ikkagi päev enne sõitsime läbi enam-vähem ära. Laptop oli kaasas, et vajadusel joont muuta, aga õnneks selgus, et kõik oli hästi. Siis on ikka õnne ka, et ikka kui Lätis oleks koer peale lastud, siis selle lehega lehvitama oleks nagu väga... koerad on üks teema, sellest me räägime ka kohe, et lihtsalt käime korra need teemad üle põhimõtteliselt. Laagripaikadesse me siis päev enne viime kõik need peidukad ära, sest me ei saa kuu aega enne midagi ära peita, sest võib-olla need leitakse üles vahepeal. Ja siis kotti läheb võimalikult vähe ja piisavalt palju. Nagu ma arvan kõigil, aga ma arvan, et võib-olla tavalisel matkarajal mingi varustuse erinevus on. Ja kuna need matkad on üsna nõudlikud või sellised pingelised, siis me proovime endale panna ka mingit sükest mugavusvarustust, et natuke nagu inimlikuna tunda ennast. Ja siis põhimõtteliselt oligi niimoodi, et kui me olime kõik need asjad ära planeerinud, kõik asjad üle vaatanud, siis päev enne me sõitsime, ülevalt hakkasime tulema, sõitsime kõik need laagripaigad läbi, peitsime oma asjad ära. Ja siis järgmine päev ööbisime Lätis kuskil mõisas, juba äge mõis oli, kus sai ööbida siin kuskil kohas on. Ja siis hakkaski see missioon pihta, et aprill 2025, ma ei tea, kas te mäletate teist nädalat, mis ilm oli? Lumesadu. Just. Ehk siis enne seda oli olnud 15 kraadi, nagu terve nädal päike paistis, nii tore T-särgiga sai käia. Ja siis järgmine päev oli mingi umbes sarnane asi õues nagu siin. Et aga me ei saanud ära jätta, sellepärast, et tegelikult meil oli tugimeeskond ka minu vanemate näol, nad olid matkaautoga seal läheduses, hoidsid nagu meil silma peal, aga nad ei aitanud meid nii kaua kui vähegi võimalik. Aga neil olid puhkused planeeritud, meil olid puhkused planeeritud ja siis me lihtsalt hambad ristis otsustasime, et nüüd lihtsalt tuleb minna, ega seal ei ole nagu muud, et nii palju ressurssi ja aega oli sinna alla pandud. Ja siis see distants oligi 176 kilomeetrit, 9 päeva, 8 ööbimist. Ja nüüd vist järgmisena me saamegi natuke vaadata mingisuguseid olukordi, kuhu me sattusime. Et alustasime rõõmsalt oma retkega. Ütleme nii, et 3 esimest päeva olid tegelikult toredad, sest siis oli lumesadu lõppenud ja seal esimene kaadri üleval oli siis see, kus me peitsime oma toite ja asju ja siis vaatasime, et nagu siuks ilmaga hakkamegi matkama. Et me ei olnud päris selliseks valmistunud, aga tuli sellega leppida. Ja siis kevadised metsad, nagu teate, on vee all tavaliselt, veetasemed on kõrged, kraavid on vett täis, selline tunne, et see pole enam kraav, vaid jõgi. Ja siis on mis meil said saatuslikuks, ehk siis rikkusid meie Eesti Platinum retke, olid turbakraavid, vanad turbakraavid, mida mina ei osanud aerofoto pealt määratleda hästi. Mulle tundus, et seal on mingid metsalangud või ma täpselt nagu ei pöörandki tähelepanu neile, aga kohale jõudes see parem alumine, me saime aru, et need on sügavad turbakaevanduse vanad kraavid, mis olid lihtsalt, me testisime ja jäidki sinna vajuma, et põhimõtteliselt täielik mülgas ja saime aru, et me ei saa siit otse praegu minna. Ja me ei olnud pannud midagi. Me ei olnud mingid abivahendid sinna pannud, räätsasi sinna viinud ette ära, et mida kasutada ja siis tuligi minna ringiga. Õnneks jäime 48 meetri sisse, ehk siis kuldretke piiridesse veel. Ja siis muidugi koerad olid suureks hirmuks, et seal vasakul all on siis üks hoov, kuhu jõudsime 8. päeval,
kus oli hoovi peal 4 suurt koera ja siis me mõtlesime, et mis me nüüd teeme, et ringiga oleks olnud mingi 70 meetrit ja siis me hüüdsime selle hoovi ääre peal tere ja lõpuks keegi tuli ümber nurga, oi tere, mis te siin teete, et siis hakkasime seletama seal, mis me teeme ja siis õnneks ta suunas meid sealt koorte vahelt läbi ja saime läbi, et see oli suur kergendus, kui me sealt läbi saime. Muidugi meil on mõlemal pipargaasid kaasas ja nii edasi, et vajadusel ennast kaitsta, aga õnneks ei ole olnud seni vaja kasutada. Kuidas nende koertega on, õnneks me nagu alati proovime sellele loogikale rõhuda, et kui sa lähed kuskilt läbi, kui see ei ole just nagu meeletult metsa sees mingi täiesti eraldatud maja, siis tegelikult lahtised koerad, kes on väga agressiivsed, kas varem või hiljem, neid ei saa nagu niimoodi lahti hoida ja tegelikult see teooria on ka nagu paika pidanud ka Lätis, et ühtegi sellist koera ei ole, kes nagu jookseks sulle peale ja kohe nagu tüki küljest hammustaks. Aga muidugi võib ka minna väga kehvasti, et me teeme kõik, mis on võimalik, aga jah, et igasuguseid asju võib juhtuda. Ja siis siuke seik oli, et Viljandimaal kohtusime ühe põllumehega, kes tuligi oma farmist välja põllu peale vastu meile. Me kartsime, et hakkab pahandama meiega, aga tegelikult oli väga sõbralik, ta oli väga huvitatud ja siis ütleski, et siinkandis koerte pärast muretseme ei pea, et hundid on kõik ära söönud juba, ärge muretsege. Aga siis meil tuli juba uus hirm huntide pärast. Ja siis on siin veel mõned hetked, et siis vasakul üleval on Navesti jõe ületamine. Paremal on siis Raudna jõgi, mis oli ka meile natuke üllatuseks, et sealt tuli natuke riidest lahti võtta. Siin vasakul all on siis maha jäetud laut, kus me läbi käisime. Et kunagi ei tea, kuhu otsa sa satud sellisel retkel. Ja siis paremal on siuke mõnus rahe ja tuuline ilmsel põldudel, mida pidime taluma selle retke ajal. See oli lahe, et kui me nendel põldudel käisime, siis vahepeal me ületasime nagu teid ka, suuri teid, kus autod sõitsid. Ja kuna ilm oli täpselt selline, et taevas tuli nagu kõike koos alla, siis need autojuhid, kes meid vaatasid, me olime sellised mustad vihmakeepidega kogud, kes liikusid, need kaelad olid nii pikad seal taga. Ma mõtlesin, et keegi teeb nagu autoõnnetuse lihtsalt. Et ma nüüd tahaks teada nende pähe, et mida nad nagu mõtlesid. Aga meie Eesti retk oli edukas, nende reeglite järgi ka maailma kõige pikem retk. Muidugi Guinessi rekordite raamatusse me ilmselt ei saa, sellepärast et tegelikult see ei ole ametlik sport, vaid see on siuke kogukonna kokku pandud reeglistik ja kõik need asjad on nagu mitteametlikult paika pandud. Aga me ise oleme nagu juba uhked. Et me saime 48 meetrit oli see kalle ja 176 kilomeetri kohta on see päris hea. Tegelikult see on üldse ime, et me selle suutsime esimese korraga ära teha, et kui mõelda sellele, kuidas see Joe Wishart seda Walesi 4 korda tegi, siis ei oska nagu rohkem rahul olla. Ja selles mõttes oli see nagu väga äge selline proovilepanek, aga kindlasti te küsite, et miks me seda teeme, et kui te mõtlete nende katsumuste peale, siis võib-olla sellel ei olegi põhjendust, võib-olla me oleme selle ise endale need põhjendused välja mõelnud, et õigustada enda tegevust. Aga kuidagi see nende joonte või selle GPS jälgimine, nende joonte jälgimine teeb selle matkamise veidi nagu mitmekülgsemaks, et kui sa tavalisel matkarajal oled enam-vähem kindel, et see rada on seal olemas ja väga midagi sellist ootamatut juhtuda ei saa ja näiteks sa ei sõltu ma ei tea, eraomanike heatahtlikkusest, siis meil on selline iga kilomeeter on nagu üllatus, et mis nüüd saab, mis nüüd tuleb. Et see on selline asi, mis meile meeldib, mis meid kütkestab ja see vahelduv jalgealune on ka üllatavalt hea boonus, et me tunneme, me kohe varsti räägime rannikumatkadest ka, et kui me seal kõnnime mööda teed, mis on siuke üsna kõva pinnas, siis tegelikult need jalad lähevad päris kangeks ja ometigi, kui me kõnnime seal põldudel ja metsas, siis iga lihas teeb kuidagi iga sammuga mingit erinevat asja ja see keha isegi natukene nagu paremini suudab sellele vastu pidada, et see liikumine on hästi mitmekülgne, et me ronime ja siis me turnime ja ripume ja kukume ka ja igasuguseid siukseid asju. Ja teine või viimane asi on ka see täpselt, et see on hea väljund nagu sisu loomiseks, et me ütleme, et see videode teema on tegelikult meid aidanud päris palju. Mitte nüüd niimoodi, et me oleme nagu hullult rikkad, aga nii mõndagi me oleme juba saanud selle eest osta. Ja teine on see, et see kogukond on tõesti seal äge ja neile meeldib vaadata seda väljakutset, mis seal toimub, et võib-olla kui me niisama jalutaks ja näitaks seda, siis see oleks nagu veidi teistsugune.
nauding, aga mulle tundub, et rahvale see meeldib. Ja siis lisaks, kui me oleme siin meie nii-öelda selle kanali teemal, mis sisu me veel loeme, meil on üks pooleli olev projekt, kus me siis üritame läbida terve Baltimaade rannikuala võimalikult lähedal merele. Et see on selline esiteks treening siis otseretkede jaoks ja siis lihtsalt vaheldus, et natuke matkamist nautida ka. Et ei peaks ainult tihnikutes roomama. Ja tahamegi jõuda üks, et me käime siis tegemas seda nädalavahetuseti, alustame uuesti sealt, kus lõpetasime eelmine kord. Hetkel oleme jõudnud Viimsisse välja, just eelmine nädal jõudsime Viimsisse. Ja mingid ranged reeglid puuduvad, hästi mõnus suhtes, et Eestis jällegi tohid ju rannaalal liikuda, 10 meetrit on see, kus sa tegelikult tohid liikuda, et täiesti äge väljund, et kui otsime samas mitmekülgset maastikku, aga samas ei pea ka olema liiga karmise endaga, et mingid reeglid järgima. Ja, sealt ei saa. Me saime ka seda teada, et sealt ei saa, sest Maps juhataski hästi nagu rõõmsalt sealt tollialalt läbi ja siis mingid tädid jooksid meile järgi ja pidasid meid kinni. Tegelikult, jaa. Et tegelikult on kõige naljakam kõigile mõtteks, et kui teil tuleb see idee pähe, siis üks seltskond seda proovis, aga nad tulid Sillamäele teiselt poolt, ehk siis nad tulid nagu vastupidi, kui meie liikusime siit sinna, siis nemad tulid siit ja kui sa siit kalda alt lähed, siis seal ei ole aeda ees, nii et nemad lõpetasidki seal Sillamäe sadama territooriumil, nad võeti kinni, neid küsitleti, et kas millega te siin tegelete, muidugi need olid mingisugused toredad, mitte väga eesti keelt kõnelevad isikud, need kujutate ette, mis seal toimus, aga meil läks õnneks nii õnneks, et me sinna ülekuulamisruumi ei sattunud. Ja sellest ka siis need videod. Kuidas te siis sealt Saaremaalt jõuate sinna, kõigepealt sinna Jaanva Jõesusse ja siis teete 3-päevase matka ja siis jõuate Saaremaale tagasi või? Saared jätame välja sellest. Me tegelikult elame praegu Kivielis. Et selles mõttes see on nagu hästi hea olnud, et me oleme saanud kenasti nagu kodust sõita ja alustada ja lõpetada. Ja tegelikult nüüd me oleme kolimas tagasi Saaremaale, nii et see joon tulebki täpselt meie poole tagasi. Just, et väga hästi läheb praegu kõik. Ja me tahame lätlased väga ootavad meid, nad kogu aeg kirjutavad, et millal te Lätti jõuate, et me peame kiirustama. Nii et süüksed ettevõtmised on meil ja kuidas siis öelda, meil on kavas nüüd Eesti on vallutatud, nüüd tuleb Baltimaad ära teha, nii et aprillis 2026 on meil plaanis Leedu. Otseretk. Ehk siis et rannikumatkaga me jõuame sinna kunagi hiljem, aga otseretke me proovime enne ära teha. Loodame, et siis seekord aprillis ei ole nii hull see ilm. Ja kui te tahate jälgida, siis palun YouTube'is Tom Mitti saate vaadata, kuidas need retked siis nagu pikemas plaanis ka välja nägid, et siia piltide peale me panime ilmselt kõige ekstreemsemad hetked nendest, et ütleme, et enamasti kui Eestis öeldakse, et 50% meie maast on metsa, siis meie ütleme, et 50% on võsa. Et väga jõhker ikkagi tegelikult oli seal kõndida. Aga see selleks, et see, jah. Aga aeg on otsam, on küsimusi äkki? Just. Mul on väike märk, et kaitsema haridusalakud on see, et kaitsema saab suhelda ja küsida lubamuse läbimiseks. Nad on väga viisakad ja kui vähem võimalik, nad tasaksid läbi seda. Aha, okei. Jah, tegelikult ma olen vaadanud, et seal on graafik olemas, millal on harjutused ja nii edasi. Jah, seda võib tulevikus. Küsimus, mis riist fikseerib seda liikumist? Ma mõtlen seda, et kas ta on käekülge kuidagi nii pandud, et ära me kasutame ühte käsi GPS seadet, meil on vist Garmin GPS Map 67 ja siis seal on siis see joon märgitud, see ka salvestab meie liikumist, aga jah, me hoiame käes seda hetkel, et ranna peal ei hoia. Et sest me peame kogu aeg jälgima seda, sest sellest oleneb meie skoor, et me peame püsima. Et siis ei ole vaja ennast üle ujutada sealt mingis august või seda me ei tee ja kuna me kogu aeg filmime siis neid takistusi, siis me ka reaalselt näitame, et me ise läheme üle sealt, aga jah. Mina tahtsin Lätis korra selle GPS-i üle aia visata ja siis ringiga minna, Toomas ei lubanud. Kui palju veel, kas mingi eraldi tase see ka, et minu arust joonejooksud on ilma keepsu seadmeta, et ainult kaardi ja kompassid, et kas matkamisel on ka see mingi eraldi kategooria, et
seda ei ole keegi, Joe Isar tegi ühe nagu sellise väljakutse, kus ta üritas kaardiga nagu nii-öelda seda joont võimalikult hästi järgida, aga ütleme, et see otseretk ise on juba piisavalt nagu intensiivne, et praegu selles kogukonnas seda kaarti ja kompassi väga ei kasutata, et selle GPS-i pidev nagu jällitamine on juba piisavalt intensiivne. Kui palju sul jääb aega ringi vaadata, kui palju sa oled ninapidi kepsus? 25 meetrit kõrval astuda on nagu... Väga lihtne, just. See, kes GPS jälgib, ega ta ei vaatagi väga kõrvale kuskile. Me vahetame pidevalt, kes siis käib, kes filmib, kes vaatab, et see ongi täitsa töö, mis sa teed seal põllu peal, et väga nagu nautimisruumi jääb väheks. See on alati see, et see, kes GPS-i võtab, muutub korraga väga tõsiseks. Et see on kuidagi siuke, sa oled keskendunud nagu sellele. Arendage toode, mis paned oma kõrva, see keps ütleb sulle nii palju sa kõrvale kaldud. Meil on mõte kasutada VR-prille, et see oleks ülihea või mingid prille, mis sulle selle joone kuskil nagu maha näitavad kogu aeg, et siis sa saad seda järgida, aga praegu pole veel. Ja valva ilma ka paremaks. Ja oleks tore, see oleks väga palju päästnud Eestis. Et jah, tegelikult kui te näete seda, kui meil olid need pildid siin, oota ma korra vaatan, kas nad laevad ära, seal on nagu see esimene pilt ja siis see on eelviimane päev, et see päeva vahe oli väga suur, et kui me alustasime lumega, siis me lõpetasime põhimõtteliselt, ma ei tea, kas 18 kraadi oli või midagi siukest, et viimased 2 päeva olid soe ilm, mis oli nagu andis meile sellise lõpu maasika, et siis oli nagu päris tore, aga jah, see lumi ja ilm oli ikka raske natukene. Kas need käigud oli vastu? Kepsu aku. Meil olid akupangad. Meil olid igas laagripaigas akupangad pandud, et see oli siis nagu selle planeerimise küsimus kõik, sest meil olid kaamerad, mikrid, mida laadida kogu aeg, et see sisuloomise aspekt oli ka seal, tegi selle raskemaks. Küsimus siis, jah? Ja kas need käigud on muutnud teie maailmapilti ka sirgjoonelisema? Ei. Aitäh.